2. juulil 1881. aastal käis Võru südalinnas samasugune vilgas ettevalmistus. Algamas oli Võrumaa esimene laulupidu, millest tänaseks on välja kasvanud 125 aasta pikkune laulupidude traditsioon. 1252 lauljat ja 602 tantsijat kogunes tänavu Võru 87. laulupeole Kubja laululavale. Vanamõiseid kuldseid keeli kuulama, mis südant sütitab, rinda rõõmustab, meelt ja vaimu ergastab, nagu juba 120 aastat tagasi virulases kirjutati. Siit sai alguse Võru laulupidude traditsioon. Nimelt sellel väljakul 2.–3. juulil 1881. aastal toimus esimene Võru Kreisi laulupäev või laulupidu, nagu toona öeldi. Ja sellest võttis osa 12 koori ligi 150 inimesega. See maja on Saksa kultuuriseltsi maja. Saksa kultuuriselts oli toona üsna aktiivne selts, kes ühendas Võrus peale saksa keelt kõnelevate inimestega kohalikud kultuuritegelased. Ja pärast võiks mõelda, et peale esimest laulupidu, Võru laulupidu 1881. aastal, sai alguse ka Võru Eesti kultuuriselts Kannel. Nimelt aasta lõpus see selts moodustati ja järgmised Võru laulupeod juba toimusid koos Võru Kandleseltsiga. Artur Ruusmaa on ajaloolane, kes on põhjalikult uurinud Võru laulupidusid. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli ja töötab praegu Võru muuseumis. Võrumaale tuli ta 1999. aastal Ida-Virumaalt.
seal mul jäi Virumaa laulupidu tasi uurimata lõpp-pooleli. Ma ei jõudnud seda viimast perioodi ära uurida. Ja siis, kui ma siia tulin, siis hakkasin siin seda Võrumaa asja uurima ja ma arvasin, et see on kõige lihtsam viis tundma õppida seda Võru kultuurijaru ja Võrumaa lugu. Ja ütleme ka nii, et eks mõnikord öeldakse, et ma tean mõnda asja rohkem kui need kohalikud, kes siin on olnud. Siin on toimunud siis järgmised Võru laulupeod alates 1882 kuni 1958 aastani, kui leiti uus laululava Kubjale. Ega Võrul on laulupidude läbiviimisega vahel olnud päris suuri probleeme, et kust leida need suured väljakud, kus siis laulupidusid pidada. Laulupidusid korraldati veel mitmel pool seltsiaedades ja kord ka põllumeeste seltsi Laadaplatsil. Kauba ja pudulojuste vahel oli raske vaba esinemisplatsi leida ja nii jäädi edaspidi kandleaiale truuks. Mõningate laulupidude puhul on natukene ka pahandatud selle üle, et toolid olid ilusti ära paigutatud laululava ümber, aga need esimesed kohad olid ainult rikastele nii kallid olid ja tihti juhtus ka, et mõni laulupidu, et esimesed 3-4 rida oli hõivatud ja siis tagapoolt need jäidki täitmata, nii et mõnikord ka öeldi seda, et see on üks rikaste pidu. Eestlasi lubati Võru linna elama alles 1864. aastast ja nii laulsid pidudel põhiliselt ümberkaudsete külade koorid, nende seas Kanepikoor. See oli, võiks öelda, omamoodi magnetiks, et kui selle neid reklaame ja neid artikleid lugeda, siis alati ikka toonitati seda, et laulupeost võtab osa ka Kanepi meeskoor, kes sai siis esimese üldlaulupeo võistlu laulmisel esikoha. Algusaegadel olidki ju põhiliselt meeskoorid, kuna koolis käisid poisid, aga hiljem hakkasid ka siis juba naised oma õiguste eest võitlema ja ka nemad hakkasid laulmistest osa võtma. Ja võib-olla Võrumaa kohta võiks seda oma päragu öelda, et siin on ju siis natukene sellist kultuurikildu nagu Setomaa, kellel oli see leelotamine, selles mõttes, et naised olid seal palju kandvam jõud kui mehed. Ja tasapisi hakkasid ka need leelotamised ja need, ütleme, ka naiskoorid sisse tulema. Laulupidusid korraldati ka raha teenimise eesmärgil. Peos saadud tulu kasutati heategevuseks. 1896. aasta laulupeo tulu läks Võru vaeste laste algkooli avamiseks. 1925. aasta Petseri Võru ühise laulupeo tulu läks Petseri laulupeo traditsiooni säilitamiseks ja saadud raha eest trükiti lauljatele uusi noodivihikuid. Laulupidude kõrgaeg saavus 30. aastate keskel. Richard Ritsing, toona oli noor muusikakriitik, kirjutas, et võrukad on juba päris palju edasi läinud, et kui mõnes kohas jääb sellest intonatsioonist ja sellest selgesti välja laulmisest puudu, aga selle nad kõik oma helikeelega kompenseerivad, nii et ta oli väga rahul sellega. Juba Võru esimesel laulupeol lauldi Karl August Hermanni ja Kunileid Seebelmanni laule kõrvuti Bachi, Schuberti ja Weberiga. Aga kõige populaarsem oli siiski rahvalaulude osa, mis publiku soovil isegi kordamisele tuli. Selle laulu kirjutas 22-aastane Hermann 1873. aastal ja seda on Võrumaal palju lauldud. Sõjas põles maha Võru linn, purunesid inimsaatused, hävis maailm, mida tunti ja mõisteti. Uus kord nõudis uue võimu ülistamist ja selleks kasutati ka laulupidusid. Kõik muud seltsid ja ühiskondlikud organisatsioonid suleti. Ometi liidus ka sel ajal inimesi, kes tahtsid ja suutsid edasi kanda pidude rahvuslikku joont. Laulust sai sild inimeste vahel ja side minevikuga.
No teate, kui sa oled 42 aastat kooriga töötanud, siis on hea tunne. Ainult kahju, et koor on poole võrra vaiksemus jäänud. Kas seda sama koori oletegi juhatanud? Veel peale selle segakoori ja peale selle tegelenud muude asjadega. Võtsin kokku 38 aastat, ma olen olnud üldjuht maakonnas, aga olen ka juhtinud koore Põlvas, Viljandis, naiskoore, ühendkoore, nii vabariiklikke ühendkoore. Sellal oli see laulupea tähendus palju suurem, sest see oli üks väheseid võimalusi rahval avaldada oma mõtted. Ja muidugi esimesed laulud laulid seal, kui Stalin elas Stalinist, pärast oli Leninist ja mõni patriootlik laul ka, aga põhiline osa oli ikkagi oma rahva laul, oma rahva. Ja muidugi ka klassikat oli, välisklassikat, aga põhiliselt siiski oma rahva laulud. Muidu me laulsime Võrgu Lilleside, ma Lilleside ma võtaks ja köidaks sellega ühte mu õnnetu Eestimaa 58. aastal. Kui ma oleks partiilane olnud, ma oleks saanud selle eest kõvasti muhku, aga kui ma ei olnud, siis teeti mulle lihtsalt moomituse just. Te kujutage, et 58. aastal on ma Lilleside ma võtaks ja köidaks sellega ühte mu õnnetu Eestimaa. Repertuaar oli ikkagi see, mis laulupidudel, tantsupidudele sobis ja käsukorras tuli siis ka täita need juhiseid, mida tollaegne partei ja valitsus nagu heaks pidas ja muidu ei saanud nagu edasi seda asja arendada, aga samal ajal kõik oli nagu riigi poolt aktsepteeritud, sest laulupidu oli üks riigi poliitika osa, seda siis teatud määral toetati. Näiteks meil laulupeo ja tantsupeo eelproovid olid ikka 3-4 päeva enne pidu, inimesed vabastati töölt, kolhoosi partergid panid oma tantsijad laulud auto peale, tõid siia kubjale, püüdsime nendele siin süüa anda ja meeleolu oli hea, rahvalik ja vaevalt, et keegi tõsiselt mõtles selle poliitika peale, mis ümberringi toimus. Need laulupeod ja need olid rahva avaldused oma rahvusliku identiteedi säilitamiseks. No Isamaad lauldi ka iga kord. Ja muidugi see oli lausa, see oli pisarateni laul. Me oleme oma liberaalse majanduspoliitikaga nii kaugele jõudnud, et ei tunne enam inimene ennast oma ühiskonna liikmena. Paljud ei tunne ennast kahjuks. Kodumaa, ainult kulli kodumaad paneme siia selle teadustamise rahva. Vaata, dirigent ei vahi metsa pool! Tänavu marsib Helju Müürsepp rongkäigus koos oma 2 tantsurühmaga. Aga on olnud aegu, kui legendaarse tantsujuhi käe all on saanud vist kõik Vastseliina lapsed tantsu proovida. Siis juhendas ta korraga 7 tantsurühma. Esimest kord oli Helju Müürsepp Võru tantsupeol rohkem kui pool sajandit tagasi, 1950. aastal. Mina olin siis ise hea tantsija ja alles sügisel, 50. aastate sügisest ma hakkasin tantsujuhiks, sest ei olnud kedagi teist. Olude sunnil. Ma olen ammu tahtnud loobuda, aga ikkagi saan nad loobutud, sest meil on ju väga aktiivne rahvamaa juhataja, kes jääb närvidele, et ei tohi. Aga muidu ma ütlen niimoodi, et rahvatants ei ole meil
meil oli populaarne, aga nüüd enam ei ole, tõesti. Jah. Millal nüüd? Kui... Viimastel aastatel rohkem, 6 aastat tagasi või nii võib öelda, et ei ole. Sest et on suhtumine muutunud rahvatantsuga. Nüüd on see moes meil koolitants. Ja hea, et nad sealgi teevad. Meie koloriitne tantsupidude juht oli Kai Leet. Tema oli omaette isiksus selles mõttes, et ta võis endale lubada ka teravamaid ütlemisi, sest teist Kait Leetet võtta kusagilt ei olnud. Alguses oli niimoodi, oli ette nähtud, nii nagu ikka suurtel pidudel, loosungid igal pool üleval ja mis kutsusid tööle ja tegevusele, siis Kai tuli siia, vaatas ära korra ja ütles, et mina seda pidu läbi ei vii. Ja siis leppisid ikka lõpuks kokku, võeti see loosung sealt maha, toodi metsast ilusad kaset, pandi sinna taha seina ülesse ja kõik hilisemad tantsupeod, mis läbi viidi, kõik toimusid siis nagu looduslikus keskkonnas, see andis väga palju juurde. Ta oli hingelt ja vaimult väga vitaalne ja ta oli ka professionaal, tema oli ikkagi balletiartist, kutseline varieteetantsija, ta Euroopas kandas ringi enne sõda tantsis ja ta oskas kohandada seda repertuaari, mida meie rahvatants siia lauluväljakule ja ta seadis need tantsurühmad selliselt liikuma, et selline üldmulje oli nagu etendus. Keskelt läheb pooleks, keskmised hakkavad enne laskuma ja teised tagantjärele ja segarühmad laskuvad keskelt enne alla, hääled hiljem. Saate aru, võtke palun kätest kinni, lainetame, kõik pidid kuulma seda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Linda Poroos, kui see mees veel enne muusikalise fraasi lõppu ja alguses vedama hakkas, ma võtan sinult rohkem kui su elu. Palun teeme veel kord, lugemisi järele 3 ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 3 ja rahulikult ilma närveerimata. Ja nüüd ma palun otsast pääle tervese trivooga. Oh maali saia, tal rinnal inkata on ja oh maali sa ei tea. Kõlad minu südames, kui sõrmud kuna habises. Infarkt. Hästi. Ritata. Reedeti olid need põhiproovid, kus seati kõik rühmade kaupa, kuidas kuskilt tuleb, kus kuhugi läheb ja siis juhtus nii, et tihtipeale, et Kail ütles närv ülesse ja tal tuli neid ikka kangeid sõnu vahepeal ja siis mäletan, ükskord oli tal parukas peas ja siis võttis selle paruka ja viskas vastu maad ja ütles ühe kange sõna ja siis ma pruutsin jällegi teda rahustada ja siis rahunes jälle maha ja proov läks jälle edasi ja niisuguse asju tavalise proovide käigus ikka juhtus. Ma mäletan Kaileet, et ta oskas olla oma vanadusest ja võib-olla ta oli ka probleem tervisega, aga ta oskas sellest üle olla. Ta oli hästi lõbus ja ütleski mulle niimoodi, et Helju, sa ei oska olla. Et vaata, nii peab olema, kus mina olen, et naerata, olgu sul kurbmel või rõõmus, sa pead ikka alati olema. Rahvale meeldiva. Kangelaine.
millest sa Võru laulupidusid mäletad? Kuuljajast peale. Ikka siis, kui ma olin, ma ei oska öelda, lastekooris, mudilaskooris, kogu aeg laulnud inimene. Ikka see, et suvel marsitakse läbi Võru linna ja Kubjala lauluväljakule ja lauldakse seal. Kuidas Võrus lauluharrastusega loogu on? Nii ja on hea, et meil on koorid alles püsinud nendel rasketel aegadel, kui paljudes Eestimaa paikades koorid ära kadusid. Aga ega kerge ei ole ja lauljate arv väheneb meil samamoodi. Rõõmu teeb see, et lapsed laulavad, aga mured täiskasvanud lauljatega ikka on nii nagu igal pool. Aga millega siis on võimalik neid noori selle laulu juurde tuua? Lauludega, õpetajate energiaga. Teha lastele muusika meeldivaks, laulmine meeldivaks, mõnusaks. See ainult salvestab. See selle aasta Giuseppe Verdi ooperikoor Nabucost, mis on võrukeelse tekstiga, Pulgajaani tekstiga ja räägib just nimelt igatsusest Võrumaa järgi, et see, et Võrumaa mul hinge küljes on meil kõigil lauljatel. Ma arvan, et see on näiteks lauljate poolt eripära sellel peal. Väga hea. Bassid, tenorid siia poole. Küll on mõnedki lauljad ja ka koorijuhid esialgu olnud tõrksad Verdi võru keeles, no see ei saa olla, see ei sobi. Aga sellel lool on selline sõnum, selline hõng, et kui see hinge läheb, siis see mõjub nii lauljale kui kuulajale. Tugevad teed, mis seal lõpus on, näed, on seal näed? Lindaseni, kus ma asun? Pange see tugev tee sinna, siis on selgelt on võru keele moodi, mitte ei ole mingisugune vedel põhja Eesti värk. Lindasenis, pikalliga, ja. Lindasenis, kui oled loomellist olmali.
teeme alal ühe suure aplausi. Ikka on Võru laulupidude kavas omakandi heliloojate laule. Osula põhikooli muusikaõpetaja Ara Pander on 78. aastast koore juhatanud ja veel kauem laule kirjutanud. Hingame ja siis läheme edasi, eks ole. Ma alguses kirjutasin selle niimoodi, et me ei hinganud, aga see läks väga raskeks. Nii et teeme siin selle hingamise koha, hingame ja lähme kohe edasi. Palun üks kord veel. Miks sina omal ajal hakkasid tantsuga tegema? Noh, see oli selline lugu, et ema viis tantsima Kai-Leete juurde ja siis ma ütlesin, et ma enam ei lähe, ma ei viitsi. Ema ütles niimoodi, et no ei saa, oled käima hakanud, pead ikka millegagi tegelema ja näete, niimoodi see asi läks. Kui oluline see Kai-Leete pärand Võrumaa tantsuelus on? No ma arvan, et väga oluline, et tema selline särav isiksus, kes hoidis koos kogu seda tantsuelu sel ajal, kui ta seda siin eest vedas ja paljud uued ja huvitavad tantsud, mis tema poolt loodud, et need on väga olulised ja neid me oleme ikkagi aastast aastasse jälle tantsinud. Kuidas see lauluharrastus ja selle laulupuu tähendus aastatega muutunud on? Ma sisemiselt õpetajana tunnen, et see on järjest vajalikum, järjest olulisem. Ma arvan, et tänu tarkadele kultuurijuhtidele, eelkõige tänu Peeter Laursonile, kes on seisnud hea selle eest, et meil oleks igal aastal pidu, erinevalt teistest maakondadest, kus see traditsioon on olnud katkendlikum, et on pidu kas üle aasta või üle 2 aasta. Ma arvan, et me oleme heas seisus. Ja see on üks asi, ta on traditsioon, et ta viib edasi. Ja on see teadmine kõikidel koorilauletel, et igal suvel see pidu toimub. Meil on noori, kes seda traditsiooni edasi viivad, kui te täna nägite tantsimas ja laulmas ja ma leian, et päris palju oli neid noori. Et tahaks loota, et see traditsioon kui selline ikkagi jätkub. Siis on meil midagi, mis on meie oma, meie ise teeme, ise oskame ja see on meile siis meeldiv. No ma mõtlen, et nii kaua kui on Eesti rahvas, nii kaua peab see laulutraditsioon püsima. Sest kui see kaob ära, ma kardan, et siis on ennustus meie kogu väikse rahva kadumisele. Sest niivõrd tugev on see
side, mis seob meie rahvast lauluga, alates pisikese lapsest kuni surmani. Ma ei arva, et laulupeod ära kaovad ja laulmine ära kaob. Ma olen selle koha pealt optimist.